kui sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Aeg rääkida meie nädala tegijaga ja meie nädala tegija tuleb seekord Inglismaalt, Worcesterist, Bromsgruvist ja tema nimi on Martin Connelan, kui kedagi see väga muidugi huvitab, sest me teeme temaga intervjuu ja siis me teame, kuidas ta ikkagi nimetada. Miks ta meie nädala tegija on? Sellepärast, et ta on täiesti geniaalne firmajuht ja kõik firmajuhid, kes te praegu raadiot kuulate, võtke õppust. Mida ta siis tegi? Nimelt Briti saartel on, nagu ka meil, praegu väga külm ja tema on siis ühe puutööfirma juht ja tema ei raatsinud hoonesse lisaradiaatoreid panna ja või siis ütleme osta, kuna need maksavad palju ja raha pole ja nii edasi, aga tema kutsus siis radiaatorite paigaldajate asemel endale firmasse hüpnotiseerija, kes tuli ja hüpnotiseeris kõik töötajad puidutööfirmas ära, nii et kõigil oli kohe soe, keegi ei teadnud, et väljas hoopis külm ja kõik tegid T-särgi väel edasi tööd ja polnud häda mitte midagi, kõigil olid ka shortsid jalast ja inimestele ütles, üks tööline ütles isegi, et tal hakkas lausa palav. Ja meie olemegi helistanud Martin Connelanile, kes tundub siuke huvitavate ideedega mees. Küsime, kust tal tuli siis idee üldse, et sellise hüpnotiseerija kutsuda. Tervist! Hello, Martin! Hello! Kuidas läheb? Väga, tänan küsimust, väga õnusalt, hästi läheb. Räägi, kuidas siis tuli siukene, ütleme natukene wild idee, et kutsuda siis hüpnotiseerida ja oma töölised ära hüpnotiseerida, et neil hakkaks soe? No, muidugi võiksin siinkohal alustada sellest, et teadupärast kütmine on ikkagi täiesti mõttetu aja ja raha raiskamine. Omalt poolt, olete ise võib-olla ka mõne firma juhtimisega kokku puutunud või? Kahjuks mitte veel, aga olen sinna poole teel mingi päev kindlasti, kui keskkooli ära lõpetan. No vot, siit ütlen, et näiteks on, ütleme, firmaga ja kui sul on, ütleme, oma firma või tööstus või midagi, siis on teatud kulud, mis on ikkagi täiesti mõttetud. Ja üks kord siis hakkasin kokku võtma, et palju ma olen viimasel ajal siis kütte ja kõige sellise jamma peale siis raisanud viimase 15 aastaga ja see oli kolossaalne summa. Ja mõtlesin selle peale, et ei, tänasest nüüd aitab ja tõmbasin lihtsalt otsad kokku. Et nüüd on üks asi siis, mis ma ära lõpetasin, see kuradi küttepull. Aga kas teil oli, ütleme siis, lahendus juba olemas enne, kui te selle küttepulli ära lõpetasite või siis hakkasite mõtlema alles, et mis ei, ma kõigepealt lõpetasin ikka ära. Õige kah, no. Et tavai kiskus, lasin need radikad ära kiskuda seinast ja müüsin, mul oli siuke oma autonoomne katlamaja, et selle müüsin maha kohe ära. Selle müüsin eBay's maha ja tavai, et nüüd aitab ja nüüd on niimoodi, et noh, suvel muidugi tegin seda juba, mõtlesin suvel selle otsa vastu, et kütte peale ma enam raha ei pane ja vabandust, mul see väike köha on. Ja lollu. Sellest külmast. Aga siis jah, et läks, nüüd tuli meil siin Briti saarte Ludusel Albionil, külmaks läks. Ja hakkasid inimesed natuke nagu protestima või streikima. Ma alguses muidugi üritasin seda lahendada niimoodi väga kavalalt, panin tööd juurde inimestele. Panin kõvasti tööd juurde ja tööpäev läks mul kohe 4 tundi pikemaks ja kõik ikkagi normid suuremaks ja raskemaks, et inimestel poleks aega lihtsalt nuriseda ja teeks rohkem tööd, oleks soe. Aga inimesed ammustasid läbi, et tegelikult... No mingist hetkest, jah, ikka. Mingist, meil on väga kõva... On kaval peada. Ametiühingud on siin, kurat, et need annavad siin seda, ütleks otse välja kohe sellist robustset nõugu inimestele. Ja ütleme, tööandja peale ei mõtle keegi, see on selge. Ütleme, et ei töötal olid mehed teil seal puidude firmas? Näppu juba suhu ei pista nendele. Näppu, täpselt nii. Miks peakski, on ju? Aga siis, eks, hea kommentaar muidugi, siis tekkis hea mõte mul, et tõepoolest kutsun hüpnotisööri ja sellega siis lahendan selle asja ära, sest et inimesed teadupärast tuleb lihtsalt ümber programmeerida. Inimesed on ju teadupärast väikesed sellised kalkulaatorid ja need lihtsalt ümber programmeerida ja neile sisendada, et nad tegelikult on puhkusel, nendel on siin Bahamad, shortsid seljas, viskavad džinsid minema ja mõnus. Nüüd ma olen ise paar asja veel siin välja mõelnud, järgmine nii-öelda selline ratsionaliseerimise ettepanek mul on see, et ma lõpetan selle palgapulli ka ära üldse. See on jama.
Nii. See on märatsev jama ikkagi täielikult. Selle palgapulliga ma lasen samamoodi hüpnotisööri, kui on palgapäeva aeg, meil muidugi makstakse sularahas kõike, ega meil ei ole siin mingi moodne infoühiskond, ja kui on siis kassapidajana, võtan siis tööle selle hüpnotisööri ja iga kord siis, kui tuleb inimene sinna, siis ma lasen talle sisestada, ja, et on raha käes juba. Ma mõtlesin, et te lõikate, kui te puududa firma, et lõikate oksast sellised puuseibe ja maksate nendes ja öeldakse numbrid peale joonistada. Hea mõte, aga see oleks jällegi kulu. Et see oleks muidugi, jaa, sorry, ja ma ei mõtle nii palju ratsionaalselt. Mul ei ole sellist, ei ole. Ei ole, jah, võt, et järgmine asi on jah, mille ära likvideerin see palk, see kurat on ikka siuke kulu, et sa ei kujuta ette ka, no jube, selle palgapulli, selle ma likvideerin ka ära ja siis võib-olla hakkab juba enam-vähem nagu minema. Mul siin teie firma bilanss just ees, et vaatan, et kolmas suurem kulu on siis ütleme tooraine sisseostmine. Mis sellega olete plaanid ka väikest mingit hüpnotiseerimist, et ei osta enam seda puud nii-öelda sisse, vaid olen nüüd ise selle peale mõelnud, et selle peaks ka nagu kuidagi töötajate peale lükkama. Et töötajad ise ikkagi puuga tööle hommikul. Et ennem ei tule uksest sisse, ei saa ennem, kui ei ole õla peal üks palk või 2. Lihtsalt ei saa sisse uks on kinni ja tee mis tahad, kui sa tahad tööd teha edasi, siis tuled puuga. Kui palka tahad, siis tuled puuga, on ju, mida töötleda, on ju. Vot, hakkab tulema, ma võtan sind oma firmasse tööle varsti, poiss. Võtan sind firmasse tööle, mul on väga head palgatingimused ja töötingimused üldse ja meil on selline mõnus sotsiaalne abipakett ka. Hea soe töökohta, ma saan aru, jah. Oi, väga mõnus. Meil isegi talve ajal, kui mujal Inglismaal on -13 kraadi, meie inimesed käivad shortsides ja rõõmsad on. Keegi ei kurda millegule, meil on väga hea töötada tegelikult. Kas teil on ka oma söökla seal? Muidugi on meil söökla, loomulikult see on seal samas peakokku mul see sama hüpnotisöör. Ja ma ise viimasel ajal olen siis saepuru andnud inimestele seda, veega ei taha segada, ega veehinnad on ka väga kõrged. Veehinnad on kõrged, aga mul on siin samas on üks väike siuke lomp on. Et ma lasen sealt pangega tuua seda. Vahepeal siukest muda ka siukest põhjast, et saab puhtamaks ka selle lombi. Ja inimesed söövad ja ega väga ei kurda enam keegi. Väga ei kurda keegi, isegi kutsusin siia ühe ajakirjaniku. Täte lehtedes on ju kogu aeg nädalavahetustel on need, hinnatakse igasuguseid söögikohti ja pubisid ja sain ikkagi maksimumtärnid. Kuld hõbelusika? Kuldse hõbelusika, jaa, muidugi. Selle sain küll endale kohe öeldi, et et ikkagi inimene hoolib töökeskkonda ideaalne, esiteks interjöör mõnus ja kõik on hästi, kõht on täis, mitu päeva lausa. Oskame ikkagi, ütleme et oskame juba elada natuke. Oskate majandada? Jah, vaat, see on õige. Majandada peab oskama. Ja ega kulud on suured, kärpima peab igalt poolt. Kärpima peab ja minu meelest olete siiamaani väga head tööd teinud ja ilmselt koidab ka ees, ütleme, kõige edukama firma siis tiitel sellel aasta võib-olla või järgmine aasta. No selge see, eks ma sinna kanti püüan ja eks ma vaatan, kui see komisjon siia hindama tuleb, küll mul on siin üks spetsiaalne vend, kelle ma nendele vastu saadan ja kes hüpnotiseerib nad ära. Küll ma selle auhinna saan. Teed presentatsiooni niimoodi, et paneb videoprojektori käima, läpparit taga ei ole, aga inimesed näevad suuri ilusaid numbreid ja tulemusi. Just kõik kummardavad ja lõpuks tõusevad püsti ja aplodeerivad, hõikavad mulle biis. See on nagu business või? Jaa, see tähendab meil siin Suurbritannia keeles on see hea äri. Biis. Jätke meelde see sõna. Suur tänu teile, Martin Connellan, sellise huvitava, ütleme siis ülevaate eest ja loodame, et kuuleme teie firmast ka edaspidi. Selge see, kõike head teile ja tulge minu juurde tööle, mul on mõnusad tingimused, kõva palk, tasuta toit ja üldse mõnus olla. Hea soe. Nägemist.